Grete Steinburg, palju õnne Eesti meistritiitli puhul! Aitäh! See on nüüd teist aastat järjest sul seda tiitlit kaitsta. Kui lihtne või raske täna see oli? Jah, et ma arvasin, et see sõit võiks mulle sobida, et päris pikk ja raske sõit, aga kindlasti ei olnud kerge, et nii mõndagi võib juhtuda nii pika aja jooksul aga läksin nagu kindla peale ja üritasin tehnilisi vigu nii palju kui võimalik vältida ja tuli ära. No see 90 kilomeetrit siin võib-olla need, kes Eestis sõidavad, nende jaoks on natuke pikk. Sinu jaoks ei tohiks see olla väga pikk, sest et umbes sarnase kilometraažiga sõite on sul Euroopas, mujal maailmas olnud ju ennegi. Jah, mulle meeldivad sellised pikemad sõidud ja ma hooaja algust tegin päris palju selliseid 80-90 kilomeetriseid maratone, et selles mõttes pikkuselt nagu ei olnudki nagu midagi erilist, aga just see võib-olla tehnilise poole pealt, et ma olen harjunud rohkem võib-olla seal Euroopas nagu sellist ronimist ja mitte nii tehnilist, et ses mõttes, et sellel rajal oli ikkagi enamus oli singelet ja päris tehnilisi kohti oli ka, et Euroopas üldjuhul nii nagu tehniline ei ole, et pigem on selline ronimine, mis teeb raskeks. Kui tugevaks sa konkurentsi hindasid täna? Ei, ma nagu selles mõttes enne starti kindlasti kedagi ei alahinnanud, et tugevaid tüdrukud meil on ja tore, et noored tüdrukud ikka tahavad ja proovivad mulle kandadele astuda, et konkurents viibki edasi ja paneb mind ka rohkem pingutama. Tundsid sa, et hingati täna Kuklasse? No esimene pool rajast seal kuni 25 kilomeetrit, sain isalt natukene infot, et oli seal ainult 1,5 minutit vist vahe, et ma ise ennast ka nagu tegelikult alguses väga hästi ei tundnud, et mida edasi seda nagu paremaks läks ja siis see vahe hakkas nagu kasvama ja kui juba seal 5 minuti kandis oli, siis ma lihtsalt nagu sõitsin oma sõitu ja üritasin mitte vigu teha ja kindla peale. Meistritiitel on Grete nüüd käes, kuidas edasi, mida nüüd järgmised hooajaetapid, mis kaasa toovad? Ja järgmine nädalavahetus on kohe 2 maratoni jutti, et teen mõlemad sarjad kaasa ja üritan nagu seal head tulemused ära sõita ja siis lähen juuni lõpus Itaaliasse, et teen 2 maratoni seal. Nii nagu Peeter Pruuski, nii et kohtute seal? Ja me kohtume Peetriga Itaalias, just täpselt. Grete, palju õnne sulle veel kord! Aitäh!